sellised nagu USA filmides, need suured ekraanid igal pool ja siis tuleb piu-piu-piu-piu-piu Piia Tartust. Tere, mina olen Kristel, küberhügieeni looduslaps, kui nii võib öelda, ja olen täna siin koos Tõnuga, kes ütleb ise oma täpsema tiitli, sellepärast, et ma olen liiga rumal, et seda ise välja öelda. Mina küll ei ütleks, et sa rumal oled, aga mina olen Tõnu Tamme Riigi Infosüsteemi Ametist ja CERT Eesti juht. Tegeleme me küberintsidentidega ja pigem nende ennetamisega kui nende lahendamisega. Kas sa oskad öelda, kus on maailmas kõige suurem, kõige ohtlikum kübermaailm? No kõige võib-olla murettekitavam, mida inimesed ei oska tähele panna, on see, et kus nad parasjagu asuvad kübermaailmas. Kui sa lähed YouTube'i, siis kuidas sa teed kindlaks, et sa oled YouTube'is? Kas sa vaatad seda bännerit või logo seal ja vaatad, kas sulle kuvatakse tavapärast seda, ma ei tea, otsinguakent ja võib-olla mingeid valikuid ja kui tihti sa vaatad seda aadressiriba? Tõepoolest. Selles mõttes, et kui me vaatame kõiki õngitsusi, mis on suunatudki inimese vastu, siis julgelt 90% kasutab ära sellist pisiasja, et inimene ei vaata, kus ta tegelikult internetis asub. Ta vaatab, et lehel kuvatakse tema jaoks olulist või tavapärast sisu. Login aken näeb välja nagu Facebook. Panemegi sinna oma Facebooki kasutajatunnuse ja parooli ja ei läinud esimene kord. Leht samal ajal suunab su õigesse kohta. Järgmine kord paned juba õige, oledki sees. Aga see, et sa vahepeal kurjategijatele andsid oma kasutajatunnuse parooli, see tuleneb ainult sellest, et sa ei vaadanud sinna aadressiribale. Et see on asi, mida tasub vaadata. Ja eriti siis, kui see aadress, kuhu sa siis jõuad, tuleb sulle, ma ei tea, kas sõnumiga, tuleb ta sulle e-mailiga, tuleb ta sulle WhatsAppi sõnumiga, Viberi sõnumiga, et sa ise neid õngitsuslehti niisama üles ei leia. Need on ikkagi sulle kätte toodud. Ja eriti tasub aadressi vaadata just siis, kui sa oledki selle lingi saanud, sa klõpsad seal peal ja siis vaatad, et kuhu sa tegelikult sattusid. Aga nüüd, oskad sa üldse interneti aadressi lugeda? Kas sa tead, kuidas interneti aadressi loetakse? Ma ei tea, www.adress.ee. Nii, väga hea. www.adress.ee, aga kui sinna taha tuleb veel näiteks punkt mingi teine aadress, punkt true, kas see on siis aadress.ee või mingi teine aadress, punkt true? See tundub pigem, et mingi teine aadress, punkt true, sellepärast, et kui on keeleline, siis on kaldkriipsuga. EN näiteks on English, sellest ma olen aru saanud. Ma nii kord olen proovinud mõne lehekeel muuta, aga kui sinna tuleb veel punkt otsa, siis ta on ju põhimõtteliselt catfish või nagu tahab sind kuskile võrku. Täpselt, et tegelikult on interneti aadressi puhul ka siuke hea lihtne lollikindel lähenemine, et sa otsid üles siis vasakult kõige esimese kaldkriipsu, https, kaldkriips, koolon ja siis tuleb see aadress, eks ole. Ja nüüd esimene kaldkriips, mis tuleb, otsid selle ülesse ja sealt hakkad lugema paremalt vasakule, mitte vasakult paremale. Ja siis tegelikult selle paremalt vasakule sa näed, et sul on mingi teine punkt true, ja siis seal ees on mingi punkt E. Ehk et tegelikult, kui sa hakkad kaldkriipsust paremalt vasakule lugema, sa saad aru, et tegelikult on see mingi teine punkt true. Ja kui ta näeb välja nagu mingi punkt E, siis see tegelikult pigem õngitsebki selle lehekülje kasutajaid. Aga kui tihti selliseid siis vale neid lehti, neid levib päris palju kindlasti? No meie saadame igapäevaselt ikka mitukümmend teavitust selliste lehtede kohta üle maailma, et kus üht või teist asja õngitsetakse. Aga kuidas teil ongi siis, et istute kontoris suurte arvutite taga, sellised nagu USA filmides, need suured ekraanid igal pool ja siis tuleb Piia
Tartust 24 sai praegu endale mingisuguse lehe, anna sellest teada kuskile. No sa eeldad, et me kõiki sinu kirju täpselt loeme läbi, vaatame, et milline link nüüd Kristelile saadeti, see oligi konksu küsimus, kas loete? Just, et ma pean sind kurvastama. Me kahjuks ei jõua päris igat postkasti lugeda, ainult mina loen oma kirju. Ainult sina loed oma kirju, kui sa jõuad neid kõiki lugeda, et meil on küll terve rida igasuguseid postkaste üles seatud, kuhu me kangesti ütleme, et palun saatke meile. Ja aeg-ajalt siis kurjategijad ongi vaata lahked, nad ju tahavad, et võimalikult paljud inimesed jõuaks nende lehele ja nad ise hea meelega jagavad, et kuidas siis nende lehele jõuda. Ja võt neid kirju me loeme küll päris hea meelega, et sinu kirjad ei paku üldsegi nii palju huvi. Okei, nii et seal on rohkem selline lõksupüüdjad on ise lõksu jäänud järsku. See paraku on kõige parem taktika, et sinu lausel inimesel ei tasu midagi muretseda, aga kõik need, kellel on halvad kavatsused, siis tõenäoliselt varem või hiljem need ka meile oma kirja saadavad, nii et. Okei. Aga kuidas oletame, et tuleb mulle üks päev kiri, mis ei ole üheltki spämmileheküljed, vaid on lihtsalt näeb välja selline kahtlane kiri. Mis ma sellega tegema peaksin? No kõigepealt nagu tasuks korra otsa vaadata, et aru saada kõigepealt ise, mis on see, mis seda nagu kahtlust tekitab, eks ole, et võib ju olla, et on nagu natukene eesti keeles, aga päris nagu ei ole ka õige eesti keel, et nagu meenutab sellist Google Translate'i, kellel on hommiku kohvi joomata. Noh, tõenäoliselt need ongi saadetud sõbralikust Nigeeria vabariigist, erinevate printsesside ja printside poolt, eks ole, kellel on palju raha, nad tahavad sellest lahti saada ja seda võib rahulikult ignoreerida. Kui see on kiri, mis sisaldab mõnda linki või sisaldab mõnda manust, siis, ja see tundub kahtlane, siis on mõistlik see tegelikult saata edasi cert.cert.ee mul kolleegidele, kes loevad selliseid kirju ööpäev läbi ja juhul, kui seal on midagi kahtlast, siis nad ka kohe ütlevad. Või kui ei ole, noh, siis ütlevadki, et kuule, et see on täiesti õige, eks ole. Võib-olla on lihtsalt spämm. Aga jah, kui seal on mõni selline õngitsuslink või pahavara kaasas, et siis nad kindlasti hoiatavad ja ühtlasi annavad ka teada, noh, näiteks siis õngitsuslehte majutavale serveri omanikule, et kuulge, et te siin teete natukene pättust, et lõpetage ära ja noh, üsna suure tõenäosusega nad lõpetavad ka loetud tundide jooksul selle ära. Okei, aga oletame nüüd, et tuleb see kiri, olen ullike, vajutan lingile, link tuleb lahti. Mis siis juhtub? Kas siis on juba pekkis või? No see sõltub tegelikult sellest, et mis sinna lingi taha pandud on. Et kui sul on selline pahavara, mis ongi pandud kodulehele, noh siis võib olla reaalne, et seade nakatatakse. Aga kui on lihtsalt õngitsuslink, siis sellest veel otse ei juhtu midagi senikaua, kuni sa sinna oma kasutajatunnust ja parooli ei pane. Aga selleks, et ära tuvastada, mida sa pidid tegema? Vaatama aadressi seda täpselt. Augukest. See ei ole seal niisama lihtsalt ilu pärast. Ja, see on selleks, et oleks mul turvaline. Täpselt. Okei, aga kas on võimalik, ma mõtlen ka seda, kui tuleb siis ühesõnaga see paha e-mail, kas kui ma sellele pahale e-mailile vastan, sellega ei juhtu midagi, et sa ei tekita mingit vastutoru, kus ta on mingi, näe, vastas mulle oma e-mailiga, nüüd ma saan siit selle kaudu talle e-maili sisse murda? Ei, sisse murda otseselt ei saa, aga tõenäoliselt see, kellele sa vastad, on sellest positiivselt üllatunud. Ta kindlasti saadab sulle midagi vastu. Et kui sul on sellised huvid, et mitte öelda huvid jutumärkides, siis sa võid alati ka oma selliste, kuidas ma ütlen siis, Nigeeria printside ja printsessidega kirjavahetusse sattuda ja... Kui on üksik tunne mõnikord, või täpselt, eks ole,
ole, et muidugi ei tasu ära unustada, et nad on seal selleks, et sinu pealt teenida. Aga noh, miks pakkuda neile ainult lõbu, võib ju ka endale lõbu teha, et aga noh, see on ainult juhul, kui sul on sellised huvid, et kõige lihtsam on ikkagi see kiri ära kustutada ja mitte selle pärast liialt muretseda. Okei, aga kas on veel mingid asjad, millest me seni veel rääkinud pole, mille peale ma pole tulnud, et võiks küsida, mis on küberhügieeni juures väga oluline, mis tihti kipub ununema? No, millised nutiseadmed sul on? Telefon. Nii. Pad. Nii. Milline pad? Ai. Nii. No siis arvuti, eks ole. Ja tegelikult on ju ka nutitelekas. Ma ei tea, kas telekasse saab sisse häkkida. Noh, kui on nuti, siis ikka kuidagi saab, eks ole, et pigem miks ma küsin, on see, et kas sul igas seadmes on antiviirus? Ma pole selle peale kunagi tulnud, või noh, mitte, et ma poleks kunagi. Sellest ajast saadik, kui ma Apple'i toodete peale läksin üle, siis kunagi oli see arusaam, et Apple on nagu siuke suht, et sinna väga keegi nagu ei kipu, et Windowsi on nagu pigem rohkem. Ja nüüd, kuna ma arvutit väga ei kasutagi, siis see on kuidagi jäänud. Telefoni peale ma pole kunagi tulnud, sest ma arvast on Androidid alati need, kes peavad ennast kaitsma, aga mul on mingi, ma ei tea, ma ei ole ennast veel kaitsnud, aga jaa, meil vist ei olegi ühelgi asjal kaitset peal. Et see, et Apple on alati turvalisem ja Apple'i kasutajad ei peaks muretsema pahavara pärast, noh, päris nagu tõele ei vasta. Müüt murtud. No ja ütleme nii, et kes kasutab Maci arvutit, peaks ikkagi omale antiviiruse peale panema. Et tõsi ta on, et Apple'i arvutitele levib viiruseid vähem, aga see ei tähenda, et neid ei oleks. Et antiviirus on alati mõistlik. Suur aitäh sulle tänu. Ma arvan, et me saime kõik ikka päris palju targemaks ja turvalisemaks ja hügieensemaks. Vaata kindlasti siin kodulehekülje peal natukene ringi, saa natukene rohkem teada, kui sa seni teadsid ja kindlasti võtta osa ka netiketi võistlusest.